Leiti veeluid. Riietel oli nähtavasti verd. Ma kahtlustan kindlasti, et selles juhtumis on tegemist kuriteoga. Väidetavalt oli ta ühe riigi kõige salajasema labori administratiivassistent, kui ta ühel suvehommikul kadus. Melissa Casillas-Cadús jättes näiliselt maha mõned olulised isiklikud asjad. Ühega neist võid isegi manipuleerida. Pärast seda, kui tema säilmed just avastati, väidab tema perekond nüüd, et nad on leidnud veelgi šokeerivamaid tõendeid, mis muudavad kõike. Ja ma hakkan seda arutama koos perekonna advokaadi ning selle loo avalikustanud ajakirjaniku Lauren Conloniga. Räägime sellest kohe praegu. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Hei, kiirelt enne kui alustame, vaadake. Ameerika saab 250-aastaseks vaid korra. Selle ajaloolise tähtpäeva tähistamiseks on Chef IQ välja andnud selle piiratud koguses Stars and Stripes Chef IQ Sense nutika lihatermomeetri. See on loodud tagaaja legendidele, uhketele patriootidele ja tõsistele grillifännidele. See Stars and Stripes eriväljaanne on julge, punase, valge ja sinise kujundusega. Ja see sisaldab ka, nagu näete siin, meid individuaalselt nummerdatud seadmeid. Iga eksemplar on ainulaadne osa sellest kord põlvkonnas toimuvast tähistamisest. Ja see IQ Sense teeb rohkemat, kui lihtsalt näeb välja nagu lahe kollektsionääri ese. Ei, selle disaini all on sama professionaalse tasemega jõudlus ja nutikas tehnoloogia, mis teebki IQ Sense'i eriliseks. Juhtmevaba andur töötab Wi-Fi kaudu, võimaldades jälgida toitu ükskõik kust, nii et saad vaadata ilutulestikku, mitte grilli. See sobib igasuguse liha ja kala jaoks. Veiseliha, kanatiivad, kana, kala. Kasuta minu koodi Sidebar, et saada chefeek.com lehel kogu kaubavalikult 40% allahindlust. See on chefeek.com. Kasuta minu koodi Sidebar, et saada 40% allahindlust. Oleme seda lugu juba mõnda aega jälginud. Melissa Casillas, Los Alamos riikliku laboratooriumi väidetava administratiivassistent, kes oli näiliselt jäljetult kadunud. Ja pärast seda, kui tema säilmed leiti alles eelmisel kuul, peaaegu aasta pärast tema kadumist, arvasime, et nüüd hakkame lõpuks vastuseid saama. See juhtum on võtnud taas kummalise pöörde. Nüüd leidis matkajanaine väidetavalt Melissa säilmed mais ja sellest ajast saadik oleme kõik oodanud, et kohtuarst ütleks meile, mis temaga täpselt juhtus. Mis oli surma põhjus? Mis oli surma viis? Ja nüüd, mis just juhtus? Uus teave. Ja see kõik põhineb LA Magazine'i kajastusel. Olgu Casillas perekond on nüüd ilmselt palganud oma enda otsingumeeskonna, kes suundus tagasi sinna eraldatud piirkonda, kus tema säilmed leiti. Ja nende advokaadi sõnul leidsid nad esemeid, mida polnud varem mainitud. Ribadeks rebitud paberitükid, juuksed, luud. Ja see on vaid osa sellest, mis väidetavalt avastati. Ja see paistab tõesti silma, nagu pereadvokaat ütleb. Melissa õde olevat väidetavalt ära tundnud tema käekirja ribadeks rebitud paberitel. Mida see kirjutis ütleb? Mida see kõik tähendab? Kuidas jäi see väidetav tõend varem avastamata? Siin on palju, millesse süveneda, aga ma ei tee seda üksi. Mul on selles Sidebari episoodis 2 väga erilist külalist. Mul on siin Lauren Conlon, Los Angeles Magazine'i kaastööline. Ta on seda juhtumit kajastanud algusest peale. Ta on rääkinud perega, ta on rääkinud õiguskaitseorganitega, tal on oma allikad. Ta räägib meile, mida ta on avastanud. Aga meil on ka David Adams. See on advokaat, kes esindab perekonda. See, kes oli võtmerollis selles, et otsingumeeskond läks uuesti sinna metsa. Nüüd te mäletate, et Melissa Casillas oli 53-aastane abikaasa ema Los Alamose riikliku labori väidetav administratiivassistent, kes kadus 2025 aasta juunis. Ja tema kadumisega seotud asjaolud olid juba algusest peale kummalised. Sest NBC Newsi andmetel ütles tema abikaasa Mark, kes samuti laboris töötas, uurijatele, et Melissa viis ta tol päeval tööle, ütles, et läheb labori teise asukohta mingit ülesannet täitma. Väidetavalt ei tulnud ta enam tagasi. Selle asemel läks ta väidetavalt koju tagasi, sest oli oma läbipääsukaardi unustanud. Tema tütar nägi teda väidetavalt tol hommikul umbes kell 7:45. Tema pere läheb majja. Nad leiavad, et tema asjad on endiselt seal. Tema käekott, võtmed, isikutunnistus ja ka mobiiltelefon olid väidetavalt maha jäetud. Ja üks neist telefonidest oli isegi tehase seadetele taastatud, täiesti puhtaks tehtud. Nii et küsimus tekib, kes lähtestas telefoni ja miks? See juhtus samal pärastlõunal. See oli 26. juuni 2025. Üks perekonna tuttav märkas Melissat kõndimas idasuunas mööda maanteed. 518. See on ilmselt maantee, mis kulgeb läbi mägede taosest kirdes. Ja see oli, nii palju kui me teame, viimane kinnitatud kord, kui teda nähti. Ilmselt jäi see ka ühe kohaliku ettevõtte turvakaamerasse. Sul oli
Uus Mexico osariigi politsei pressiesindaja seersant Ricardo Braceta ütles Dateline'ile, tsitaat. Teda nähakse kõndimas idasuunas M518 maanteel ning tal on seljas riided, mida ta viimati Taosse väljakul kandes nähti. Heledat värvi särk, teksad, heledad tennised. On raske öelda, kas ta tundub olevat hädas. Ja siis ei juhtunudki peaaegu aasta aega mitte midagi. Vastuseid polnud. Perekond otsis. Vabatahtlikud tulid appi otsima. Õiguskaitseorganid tegelesid sellega aktiivselt. Aga siis, Melissa, mis juhtus? Mitte kusagil teda ei leitud. Ja kogu selle aja väidab perekond, et nad võitlevad sisuliselt narratiiviga, millega nad ei nõustu. Tegelikult just seda ütles Melissa õetütar Jasmine McMillan LA Magazine'ile. Alates esimesest päevast oleme võidelnud selle mõtte vastu, et Melissa lihtsalt lahkus omal soovil ja jättis oma tütre maha. See ei saanud olla temale omane. Melissa armastas oma tütart rohkem kui midagi muud. Ja me usume, et see narratiiv võis takistada uurimist saamast vajalikku kiiret tähelepanu, mida see vääris. Ja siis selle aasta 28. mail kõndis üks matkahuviline läbi rahvusmetsa, kui ta avastas inimjäänused umbes 6 miili kaugusel Melissa kodust. Ja New Mexico osariigi politsei andmetel leiti jäänused Carsoni rahvusmetsas asuvalt alalt. See on kohe Taosse linna lähedal. Ja väidetavalt leiti jäänuste lähedalt ka käsirelv, kusjuures jäänused olid väidetavalt skelettunud. Kohtuarsti büroo tuvastas jäänused kindlalt, kui Melissale kuuluvad. Ja tema perekond kinnitas seda, südant lõhestavas postituses internetis kirjutades. Laupäeval, 30. mail saime halvimad uudised, mida ükski lapsevanem kunagi kuulda ei taha. Pärast 11 kuud kestnud otsinguid ja lootuse hoidmist leiti meie kallis Melissa üles. Kahjuks oli meie halvim õudusunenägu saanud tegelikkuseks. Kuid nad lisasid ka ühe detaili, mis oli tõesti huvitav. See oli ühes postituses 30. maist, tsiteerin. Tulemas on rohkem infot, kuid praegu saame öelda, et ta leiti piirkonnast, mida oli varem otsitud. See on palju, mida seedida. Meie südamed on rasked ja me kavatseme kindlasti jätkata vastuste otsimist õigluse nimel. Mõtle, mida see võiks tähendada, eks? Kas esialgsed otsingumeeskonnad jätsid ta 2 silma vahele? Nad ei näinud teda, ei märganud, mis seal toimus või mis seal oli või äkki ei olnud ta seal, kui teda otsiti. Aga mida politsei siin ütleb? Raske öelda, nad ei ütle eriti midagi. Enne kui ma hakkan rääkima, kuidas me selle väidetavalt leitud tõendini jõudsime, tuletan meelde seda püstolit, millest ma rääkisin ja mis leiti tema säilmete lähedalt. LA Magazine'i andmetel ei leitud Melissa Kolju kohtuekspertiisi kompuutertomograafia uuringul ühtegi projektiili, mis tähendab, et tema peas ei leitud kuuli, vähemalt selle esialgse etapi jooksul. LA Magazine'i Lauren Conlin, kes on selle juhtumiga algusest peale tegelenud, kirjutas X'is ja jagas kirjavahetust, mille kohta ta ütles, et pidas New Mexico osariigi politseiga, kus nad näivad seda kinnitavat. Võib-olla oleks sündmuskoht võinud viidata millelegi muule, aga kui koljus pole kuuli, siis tundub, et teooriat, et Melissa võttis endalt elu, tuleks hoolikalt uurida, eks. Ja nüüd on olemas uued tõendid, mille perekond väidetavalt ise avastas. Need on tõendid, mida nende advokaadi sõnul pole uurimisse veel kaasatud. Kuidas võiks see potentsiaalselt keerulisemaks muuta toimuvat ja kaua oodatud lahangu tulemusi? Ma tahan nüüd sellesse süveneda ja kutsuda siia kellegi, kelle puhul ma ei suuda uskuda, et see on tema esimene kord Sidebaris. Ma võtan selle eest täieliku vastutuse, aga minu sõber Lauren Conlin, podcaster, reporter, saate Pop Culture and True Crime saatejuht, samuti LA Magazine'i kaastööline. Lauren, suur tänu, et tulid. Hea sind näha. Sina ka. Ma ei suuda uskuda, et see on minu esimene kord, aga ma olen väga elevil. Ma tean. Ja sina oled selle looga algusest peale kaasas olnud. Ma tahan rääkida selle taustast ja sellest, mida me teame. Aga vaata, kõik ootavad, et seda infot teada saada. Ma tahan alustada sellest, mida kõik on oodanud kuulda. Need võimalikud uued tõendid. Nii et teie artikkel LA Magazine'is paljastas, et see perekond palkas sisuliselt oma enda otsingumeeskonna, et naasta piirkonda, kust leiti Melissa säilmed. Mida täpselt nad leidsid? See on üsna muret tekitav, et seda tõendit ei leidnud New Mexico osariigi politsei, eriti kuna leiti veel luid, Jessie. Ma mõtlen, neil olid seal ka koerad. Üks pereliige ütles mulle, et koerad nuhutasid luid, nagu need oleksid inimjäänused. Nii et see on üks asi. Seal olid ka riided. Nad kavatsevad neid riideid testida. Riietel oli ilmselt verd. Tegelikult ma arvan, et ma ei pannud seda oma loosse. Ma arvan, et see on siin uus teave, sest ma rääkisin pärast seda ühe pereliikmega ja jah, riietel oli verd. Ja ka sellele olid läheduses rebitud paberitükid.
ja Melissa õde võrdles seda käekirja mõne Melissa kodus oleva käekirjaga. Või tead, ma arvan, et tema õe tütar mainis, et Melissa oli talle mõned kaardid kirjutanud või midagi sellist ja nad ütlesid, et see näeb välja nagu Melissa käekiri. Nii et otsingumeeskond on ilmselgelt väga professionaalne. Nad pakkisid selle tõendi korralikult kokku, nagu nad pididki tegema ja andsid selle advokaadile, kes andis selle edasi New Mexico osariigi politseile. Nii, et väidetavalt või peaksin ütlema, et oletatavasti politsei nüüd kaasab selle tõendi oma uurimisse koos OMI-ga, et teha kindlaks surma põhjus ja viis, sest me mõlemad teame, et see peaks kindlasti kaasatud olema. Olgu, ma esitasin siin ühe küsimuse, ma tahaksin lihtsalt korraks sammukese tagasi astuda. Need paberitükid, kas me teame, mis need olid? Mis seal kirjas oli? Kas need on mingi raport või on need märkus? Kas me üldse teame midagi nende paberitükkide kohta? Ei, need oli puruks rebitud ja ribadeks tehtud. Ja Jesse, ma olen siin palju küsimusi küsinud. Ma võtsin ühendust Cassiuse perekonna advokaadibürooga või selle bürooga, mida nad kasutavad. See on vist Parnell ja Adams. Ja ma ootan vastust, sest ma tahan teada, kui lähedal see oli puule ja selle koha koordinaatidele, kus ta leiti. Kas me räägime jardidest, jalgadest? Millest me räägime? Ma mõtlen, ma tahan teada, kas riided olid laiali. Mul on lihtsalt palju küsimusi selle kohta, kuidas see kõik leiti. Muidugi tahan ma näha verd riietel. Ma tahan selle anda meie sõbrale Joe Scott Morganile, kes saab võimaliku mustri kindlaks teha, aga ma lihtsalt ei ole veel vastust saanud. On sul aimu, kuidas õiguskaitseorganid seda kraami ei leidnud või ma suudan ette kujutada mõnda stsenaariumi? Esiteks, nad ei näinud seda. Teiseks, nad ei pidanud seda oluliseks. Kolmandaks, kas see oli seal pärast seda, kui Melissa leiti? Kas sul on aimu, miks see alles nüüd avastati või miks see võib olla alles nüüd avastatakse? Jah, Jesse, meil on siin samad küsimused. Nii et ma võtsin esmaspäeval ühendust New Mexico osariigi politseiga. Ja tahad enne seda avaldas nende reageerimiskiirus mulle väga muljet. Nad olid kiired, nad suhtlesid minuga. Nad ütlesid, tead, see oli pressiesindaja, kellega ma rääkisin ja tema ütles, et ma saan sulle kõik need vastused kätte. Ja see oli umbes nädal tagasi, kui ma esimest korda teatasin, et tema koljus ei olnud ühtegi kuuli. Aga ma nägin kogu seda infot ja mõtlesin, et ei, ma pean teadma, miks nad selle vahele jätsid. Ma olen nii segaduses, sest kuidas nad saavad automaatselt otsustada, et see oli enesetapp, kui tema peas ei leitud väidetavalt ühtegi kuuli. Välja arvatud juhul, kui nad leidsid kuulimaast. Või mina. Jälle, ma olen nii segaduses, sest me ei tea isegi tegelikku surmapõhjusteks. Ei tea, sul on täiesti õigus. Ja pea meeles, et nad leidsid Melissase säilmed 28. kuupäeval. Nad kinnitasid, et see oli tema 30. kuupäevaks hambakaartide abil ja alles 1. kuupäeval tehti tema koljule esmane skaneerimine ning selgus, et kuule ei olnud. Midagi toimus. Rääkisin ka ühe Los Alamos töötajaga. Kogu see lugu, et Melissa unustas oma kaardi, nii et ta pööras ringi ja läks koju. See töötaja ütles, et ta on ka varem mitu korda oma kaardi unustanud. Sa lihtsalt lähed turvateenistusse ja saad ajutise kaardi. Nii, et midagi toimus, milles meil lihtsalt pole aimugi. Ja mis on tõesti kurb, Jesse, on see, et me ei saa Melissalt küsida. Ei, me ei saa. Nii et kogutud tõendid, muide, ka apelsinikoore tükk, kas see oli nagu apelsini lõik või midagi sellist, kas seda testitakse, kas see on kinnitatud, me saadame selle laborisse. Sellelt otsitakse kohtuekspertiisi DNA-d, sõrmejälgi ja muud sellist. Ma ise ei kontrollinud seda kohtuarstliku uurimise büroost üle, aga advokaadibüroo sõnul usuvad nad, et see kõik läheb samasse tõendite hoidlasse, kus tehakse teste relva, tema luude ja muu sellisega. Nii et võiks loota ja arvata, Jesse. Me ei tea, millal lahangu tulemused avalikustatakse või millal need üldse avalikuks saavad või isegi millal perekonda teavitatakse, eks? Ei, ja see on üks asi, mida ma advokaadibüroolt küsisin. Ma lihtsalt küsisin, kas teil on mingigi ajakava OMI tulemuste kohta ja ta ütles, et ei, mitte midagi. Teate küll. Ta ei öelnud seda otseselt, aga ta vihjas, et see võib võtta kauem aega, sest nad andsid politseile uusi tõendeid, mida arvesse võtta selle protsessi käigus. Nüüd veel üks asi, mida meeles pidada. See piirkond, kus ta leiti, eks? Need metsad, just see piirkond.
kas seal käib palju inimesi? Teisisõnu, kas inimesed saavad sinna oma prügi visata? Kui inimesed ütlevad, et noh, tekib seos, võib-olla kõik need asjad, mis leiti, visati sinna hiljem. Ma mõtlen, kas see on tihedalt asustatud? Kas inimesed saavad sinna prügi visata? Kas nad viskavad sinna asju? Mida me peaksime selle kohta teadma? Sellepärast oledki nii hea, Jessi. Sa küsid kõiki õigeid küsimusi, sest nüüd ma mõtlen ja ma küsisin seda ka. Ei, see oli see, mida ma küsisin, sest see matkaja, kes ta leidis, ma küsisin, kas see konkreetne piirkond, need koordinaadid, kas see on tihedalt asustatud? Ei. See on väga eraldatud. Mul tuli isegi kananahk peale seda öeldes. Väga maha jäetud, sest Karlssoni rahvusmets on miljoneid aakreid suur. See on nagu, ma arvan, et ma nägin või kui ma uurisin, siis see rahvusmets on umbes 2 või 3 korda Rhode Islandi osariigi suurune. Ja see konkreetne piirkond, kus ta leiti, on eraldatud, ütleme lihtsalt nii. Kas sa tead, kuidas sinna saada? Kas peab millestki üle hüppama? Kas sinna pääsemiseks on vaja ATV-d? Jällegi, ma ei tea sellest midagi. Ma mõtlen, et maastik on karm, aga minu teada ei pea sa midagi sellist tegema. Sinna piirkonda pääseb mööda maanteed number 518, kus me lihtsalt viimati kõndimas nähti. Nii saab sinna ligi. Aga jällegi, tuleb päris kaugele minna. See ei ole sugugi otse maantee ääres, mitte mingil juhul. See on lihtsalt arusaamatu. Astume siit veel ühe sammu tagasi. Sa oled seda algusest peale jälginud. Mida sa üldiselt Melissast tead? Mida sa tead tema elust, tegevustest, hobidest? Mida sa üldse tead tööst, mida ta tegi? Jah, tegelikult pean tunnistama, et olen selle juhtumi osas oma meelt päris palju muutnud. Kui ma esimest korda nägin pealkirja, uurisin natuke sügavamalt Jessi, aga ma jätsin selle üsna kiiresti kõrvale, öeldes, et see pole osa kadunud teadlase juhtumist, ütleme nii. Tema abikaasa oli Facebookis avaldanud avalduse, öeldes, et ta usub, et naine lahkus omal soovil. Ja ma läksin sellega mõneks ajaks kaasa, mõeldes, et okei, ma austan abikaasat, ma austan perekonda, aga samal ajal ei usu Melissa ema, isa, õde ega õetütar, et ta lahkus omal soovil. Nad ei tea, et oleks olnud ühtegi põhjust maailmas, miks ta oleks oma tütre, kes oli tema parim sõber, maha jätnud. Melissa armastas emaks olemist. Ta oli imeline ema. Ta töötas Los Alamose administratiivassistendina. Ja väidetavalt oli tal tööl mõningaid probleeme. Ma ei tea, mis need probleemid olid, aga midagi viis selleni, et ta kaotas mingil hetkel oma julgeolekuloa. Ma ei tea, kas tema perekond ei välista midagi, aga ma ei usu, et nad arvavad, et see on seotud salastatud teabega, sest ta kaotas oma julgeolekuload. Ja kas me teame, mis selle töö iseloom oli, mida ta tegi administratiivassistendina? Ma mõtlen, et see võib olla terve rida erinevaid asju, ma arvan. Ta vastutas koosolekute korraldamise eest, dokumentatsiooni eest, selle õigetesse kätesse toimetamise eest. Aga tema perekond, vähemalt see perekond, kellega mina rääkisin, ei teadnud tema igapäevasest tööst eriti palju. Aga tema abikaasa, mida tema seal tegi? Mida ta teeb? Kas ta töötab seal siiani? Ta töötab seal siiani. Ma ei tea tema täpset rolli. See Los Alamose laboratoorium minu arusaamist mööda on koht, kus tegeletakse võib-olla maailma kõige tundlikuma riikliku julgeolekuga seotud tööga, sealhulgas relvade projekteerimisega, mida kasutatakse USA tuumarelvade arsenalis. Ma arvan, et see oli ka koht, kus töötati välja esimesed aatomipommid. Kas mul on selles osas õigus? Sul on õigus, ma mõtlen isegi UFO-faile läbi vaadates. Los Alamoset mainiti palju, sest ma ütleksin, et 1940-ndatel ja 1950-ndatel oli palju vaatlusi Los Alamose, Albuquerque ja Uus-Mehhiko piirkonnast. Ja neid ei märganud ainult tsiviilisikud. Neid märkasid inimesed, kes töötasid Los Alamoses ja kellel oli selles valdkonnas muljetavaldav taust ning suurepärane haridus. Nad töötasid õhujõududes, nad töötasid kaitseministeeriumis. Nii et ma ütleksin, jah, see on väga tuntud ja austatud koht, kus hoitakse palju valitsuse saladusi.
Läheme korraks tagasi Marki juurde, eks? Ja paar nädalat tagasi juhtus huvitav asi, kus ta väidetavalt taotles ajutist lähenemiskeeldu ühe eradetektiivi nimega Thomas McNally vastu, kes ilmselt töötas perega koos. Mis seal toimub? Jaa, nii et Mark Cassius sai Uus-Mehhiko kohtunikult ajutise lähenemiskeelu Thomas McNally vastu, kuna ma arvan, et see oli peamiselt veebipõhine ahistamine, vähemalt sellest, mida mina nägin. Selle eradetektiivi palkas Melissa perekond, tema ema, õde ja õetütar. Muide, nad ei tööta enam koos. Tegelikult otsustas eradetektiiv, et ta lihtsalt ei saa uurimisega sellisel kujul edasi minna, nagu see tol hetkel oli. Aga jah, ta süüdistas Mark Cassiusit paljudes asjades. Ta jagas palju infot oma Facebooki lehel. Markus, ta on öelnud, et teda ja tema eelmisest abielust pärit tütreid ähvardati nende elu. Kui Mark oli talle saatnud nõudekirja tegevuse lõpetamiseks, siis ta ilmselt läks internetti ja eskaleeris olukorda veel pisut. Ja siis, kui oli aeg pidada see virtuaalne kohtuistung võimaliku lähenemiskeelu üle, siis McNally ei ilmunud kohale. Nüüd ütleb ta, et see oli sellepärast, et talle ei toimetatud dokumente korrektselt või ta ei saanud neid kätte. Aga ma arvan, et kohtunik nägi seda ja mõtles, tead mis, ma annan selle korralduse vähemalt septembrini. Aga tead, McNallyl ei olnud tegelikult keelatud juhtumist rääkida. Talle oli lihtsalt keelatud Marki süüdistada. Aga ilmselgelt ma ei usu, et ta selle kallal enam midagi lisaks teeb. Ja lihtsalt selguse huvides, kas sa tead, kas perel on mingi teooria selle kohta, mis Melissaga juhtus? Ma arvan, et nad lihtsalt püüavad kõigega väga ettevaatlikud olla. Ma arvan, et nad on segaduses. Ja nagu ma mainisin, nad on olnud nii pettunud ja kurvad, et peavad Melissat nende süüdistuste eest kaitsma. Need väited, et ta lahkus omal tahtel, sest nad teavad tema iseloomu ja lihtsalt teavad, et ta ei teeks seda. Nii et ma arvan, et neil pole isegi olnud aega leinata. Ma ütlen seda... Tead küll. Melissa jäänuste leidmisel oli läheduses ka püstol, kus kõigi mõtted, tead küll, kes võib-olla ei mõtle Los Alamose seosele või millelegi muule, liiguvad kohe enesetapu peale. Ja siia on pere jaoks lihtsalt laastav, sest nad teavad, et ta ei teeks seda. Nad teavad, et ta ei teeks seda. Nad teavad, et selles loos on midagi enamat. Nii et ma lihtsalt... Tead küll, nende pärast loodan, et me saame mõned vastused, et nad saaksid leinamiseks vajaliku aja võtta. Ja vaata, rääkides vastustest, sa oled kajastanud laiemat kadunud ja surnud teadlaste lugu, neid teooriaid, mis on ringelnud. Kas sa oled näinud mingit seost Melissaga ja mõne teise inimesega, kellest me siin rääkinud oleme? Noh, ma mõtlen, vaata, Jesse, see on raske. On raske öelda jah ja raske öelda ei, sest on sarnasusi. Ma mõtlen, Uus-Mehhiko osariik ise, ütleksin, on siin suur ühisosa. Ja see fakt, et tead, on olnud veel üks töötaja, kes kadus ära. Ta oli Los Alamosest pensionil, aga ta kadus ära. Melissa kadus. Kindral Neil McCaslin. Ma mõtlen, tal olid sidemed kaitseministeeriumiga, muidugi, ta töötas seal. Ta kadus Uus-Mehhikos. Ma võiksin jätkata. Mul on lihtsalt raske, sest ma kuulsin eelmisel nädalal Uus-Mehhiko osariigi politseilt ja see puudutab McCaslinit. Ma kuulsin seda reedel. Nad ütlesid mulle, praegu pole midagi, mis toetaks kindral McCaslini seost ühegi teise kadunud teadlasega. Ja ma olin nagu, te tundute selles väga kindlad. Kas te olete rääkinud teiste asutustega? Kas te teate, mis toimub? Ja ma küsisin spetsiaalselt, kas te olete rääkinud Los Angeles, Los Alamose asutustega. Teate, ainus, mida nad vastasid oli, jah, me oleme rääkinud teiste asutustega. Ja hetkel me ei näe mingeid seoseid. Praegu ma ei tea, aga nad lihtsalt ei hakka sellest rääkima. Oli selline avaldus. Tsitaat. Uus-Mehhiko osariigi politsei ootab meditsiiniliste uurijate büroo ametlikku otsust surma põhjuse ja viisi kohta, enne kui tehakse mingeid järeldusi. See puudutab Melissat. See on endiselt aktiivne ja käimasolev uurimine. Uus-Mehhiko osariigi politsei jätkab asjakohaste uurimisvihjete kontrollimist ning järgib ka juhtumi fakte ja tõendeid. Muide, me võtsime politseiga ühendust, et saada täiendavat kommentaari. Salvestamise ajal ootame veel vastust. Kas sind see vastus ei üllatanud, Lauren?
Ma mõtlen, ei, see vastus on üliettevaatlik, see on väga diplomaatiline. See on just see vastus, mida peaks andma, ma arvan, kui meil pole vastuseid. Aga mina tõesti usun, kui ma hakkan seda politsei raportit läbi vaatama, siis ma usun, et alguses oleks võinud olla natuke rohkem kiiret tegutsemist. Kui pereliikmed, lähisugulased, nagu Melissa abikaasa, oleksid võib-olla rohkem rõhku pannud sellele, et leidke mu naine. Ta on kadunud, mitte et ma arvan, et ta läks ise kuskile. Ma arvan, et see ongi, tead, ja isegi kui sa nii arvad, siis see on okei. Sul on oma põhjused, see on okei. Aga lihtsalt, kui ma töötaksin õiguskaitses, tahaksin ma sügavamale kaevuda. Ma tahaksin teada, miks. Sa tead, mida ma mõtlen? Ma tahaksin teada iga selle juhtumi aspekti. Ma tahaksin kõike uurida. Nii et jah, ma olen ka selles osas veidi segaduses. Sa hoiad sellel silma peal. Ma tahan, et kõik jälgiksid Laurenit selles asjas. Tema kajastused on suurepärased igas loos, mida ta teeb. Muide, David, ma arvan, et me pole sind isegi veel kutsunud sellest rääkima, aga me kindlasti teeme seda ka, sest me kavatseme... Jah. Aga Lauren, sa oled parim. Suur tänu, et võtsid aega. Ma tõesti hindan seda. Suur aitäh ja aitäh, et heitsid sellele loole valgust. Ma tahaksin nüüd kutsuda David Adamsi. David on advokaat, kes esindab selles juhtumis perekonda ja on olnud väga oluline, kui räägime sellest võimalikust uuest tõendist, mis sündmuskohalt leiti. Suur tänu, et leidsite aega. Minu esimene küsimus on lihtsalt selguse huvides. Kes täpselt palkas teid ja mis eesmärgil teid palgati? Aitäh, Jesse, ja aitäh, et mind saatesse kutsusid ning andsid võimaluse sellest olulisest juhtumist rääkida. Mind palkas Melissa emapoolne perekond, Melissa vanemad ja õde. Olen uurinud palju varasemaid mõrvajuhtumeid, eriti kadunud ja mõrvatud põlisrahvaste naiste juhtumeid minevikus. Olen ka endine föderaalprokurör, kes keskendus oma varasemas töös just naistevastastele kuritegudele. Sageli esinen ma konverentsidel üle kogu riigi. Ühel korral oli uurija samuti konverentsil ja viis mind selle perega kokku. Ja ma sain üsna kiiresti aru, et juba ainuüksi nende asjade põhjal, mida ma uurimises nägin, saan ma olla abiks selle jälgimisel ja loodetavasti aidata kaasa sellele, et õiged asjad saaksid tehtud, kuna tegemist oli veel aktiivse uurimisega. Jah, kindlasti. Minu vaatenurgast ja kõige selle põhjal, mida ma olen näinud, kahtlustan ma kindlasti, et selles juhtumis võib olla mängus kuritegu. Millised on need tõendid või asjaolud, mis sulle kõige rohkem silma paistavad ja sellele kõige enam viitavad? Ma arvan, et arvestades Melissa olemust üldiselt oli päev enne tema kadumist tema 20. pulma aastapäev ja 3 päeva varem oli tema tütre keskkooli lõpetamine. Ja arvestades, kuidas tema perekond ja kogukond teda tundsid, ei oleks see kunagi olnud osa tema elust, et ta kaoks või kaaluks enesetapu. Need esimesed ohumärgid olid muidugi väga suured. See, kuidas tema telefon oli maha jäetud ja mõlemast telefonist oli kogu teave kustutatud, oli kindlasti samuti kahtlane. Ta ei võtnud kaasa ühtegi ravimit ega midagi sellist, kuhu iganes ta tol hetkel läks. Kõik need ohumärgid olid algusest peale olemas. See kõik ühines nende algsete ohumärkidega ning siis tema keha leidmine ja see, kui eraldatud see paik oli ning kuidas need, kes sinna üles läksid, tõenäoliselt ütleksid. Oleks peaaegu võimatu sinna üles minna ilma abita või ilma vee ja toiduta, sest maastik on nii raske ja nii eraldatud. Ja siis see, et see maa-ala osutus föderaalmaaks, on iseenesest samuti ainulaadne. Kas on mingid tõendeid, mis viitaksid sellele, et tema keha viidi sinna? Minu arvates jah, on küll ja ma räägin sellest sinuga lähemalt. Ma olen kindlasti väga uudishimulik nägema, kuidas kohtuantropoloogid ja nende leiud ommist sellest samuti abiks on. Aga juba see fakt, et seal oli tema lähedusest leiti paberit, mis oli kas rebitud, ribadeks rebitud või lõigatud, mis iganes see ka ei olnud. Ja et see oli nii selge isegi 11 kuud pärast tema kadumist. Arvestades, et selles piirkonnas sajab nii palju vihma ja lund, tundub väga ebatõenäoline, et paberil oleks kiri nii selgelt näha pärast nii pikka aega.
ja lisaks sellele, et leiti kogu see lisatõend, mis avastati nädal pärast kuriteopaiga sulgemist ja pärast seda, kui see piirkond oli põhjalikult läbi otsitud. Ja kõik see iga väike vihje, mida kuriteopaigalt leida võib, on väga kasulik ja võib hiljem olla võtmetõend, mis tuvastab kellegi, kes seal võis olla. Ja seetõttu on uskumatult oluline, et see kõik oleks kohtuekspertiisi poolt analüüsitud. Ja olgu selge, sest ma rääkisin ka Lauren Conloniga sellest. See materjal koguti. Ja paranda mind, kui ma eksin, kas selle kogus sinu poolt palgatud väline uurimismeeskond? See koguti kokku ja saadeti sulle ning sina andsid selle õiguskaitseorganitele testimiseks. Jah, asi oli nii, et õiguskaitseorganid võtsid perega ühendust pärast seda, kui Melissa leiti, andsid koordinaadid, kus ta oli ja teatasid, et kuriteopaik on avatud ja vabastatud ning midagi rohkem teha ei ole. Nii et pere koos Four Cornersi otsingu ja päästemeeskonnaga läks sinna piirkonda lihtsalt vaatama, kus ta viimati oli. Ega oodanud tegelikult midagi leida. Ja ma arvan, et kõik olid üsna šokeeritud, kui nad hakkasid leidma seda, mida nad leidsid. Sealhulgas luid. Muidugi, et koer andis vähemalt märku, et need võivad olla inimluud. Lähtudes koera väljaõppest, aga selle määrab antropoloog. Ja ka paber ise, mõned asjad, mida me tuvastasime kui võimalikku bioloogilist materjali, veri maapinnas. Tema riided näisid samuti olevat ribadeks. Mõnedel riietel tundus olevat samuti võimalikku verd. seal üleval oli kingapael. Seal üleval on ka ümbris. Ja seega iga asi, mis võiks võimaldada DNA analüüsi ja aidata seda kellegi või millegagi seostada, on minu arvates sellistes juhtumites ülimalt oluline, kui muid tõendeid pole. Kas seal oli apelsinikoort või apelsin või midagi sellist? Jah, seal oli apelsinikoort, mis oli ilmselgelt samuti esialgne ohumärk. Ja hiljem saime teada, et õiguskaitseorganid olid märkinud, et see pärines kelleltki nende õiguskaitsemeeskonnas. Olles olnud endine prokurör ja uurinud palju erinevaid kuriteopaiku, ei taha ma kindlasti, et kuriteopaigal toimuks mingisugune saastumine või et midagi jäetaks sinna lähedale. Minu lootus ja ootus, nagu ka üldsuse ootused peaksid olema, on see, et õiguskaitseorganid ei jäta kuriteopaigale mingit prahti. Nii ei teki ka mingeid probleeme. Nii et vähemalt saame kindlalt öelda, et õiguskaitseorganid ütleksid, et see apelsinikoor on nende oma. Nii et need tõendid kogutakse kokku. Sa annad selle õiguskaitseorganitele üle. Mida nad ütlevad selle kohta? Mida nad sellega testimise mõttes ette võtavad? Ja teiseks, kas nad andsid selgituse, miks seda varem ei leitud? Jah, hea küsimus. Alguses oli õiguskaitseorganite vastus, et vau, see on üllatav, sest meie arvates on meil umbes 95% kogu Preili Melissa säilmetest olemas. Seega oli üllatav, et sealt midagi leiti, sest minu teada oli vähemalt 7 õiguskaitseorganite liiget seda kuriteopaika uurinud. Millele ma arvan, nad kõik kinnitaksid. Nad olid sinna jõudes väga väsinud ja kurnatud, lihtsalt selle maastiku tõttu, mis sinna jõudmiseks läbida tuli. Aga kindlasti teeb murelikuks see, et nad olid kõigi seal leitud asjade suhtes üsna ükskõiksed, nagu see polekski nii oluline olnud. Nii et minu arusaamist mööda peaks analüüs toimuma nii, et osa neist leidudest antakse kohtumeditsiinibüroole. Ja osa neist leidudest jääb õiguskaitseorganite kätte, et nad saaksid teha veel ühe analüüsi, aga enamik läks OMMisse. Tegelikult võtsin ühendust omi advokaadiga, et olla kindel, et on selge arusaam, et see leiti ja et nad võtavad selle samuti tõendina vastu. Ja nii see ka toimus. Nad tulid ja kogusid kõik tõendid kokku ning tegid neist tõenditest kontoris pilte. Kas nad etsid teile ajaraami, millal te vastuseid võite saada? Millal perekond võib vastuseid saada? Olgu see siis nende testide või isegi lahkamise kohta? Ei, kahjuks ei tea me ajakava kohta midagi. Varasemate kogemuste põhjal peaksime tegelikult järgmise 30 päeva jooksul nägema esialgseid aruandeid ja tulemusi omilt ja õiguskaitseorganitelt loodetavasti. Räägi mulle aruandest. Nad teevad selle esialgse kompuutertomograafia ja ei leia Melissa koljust ühtegi projektiili. Ma olen segaduses, kuidas see võimalik on. Ja teiseks, kuidas nad siis
Tundub, et kohe jõuti arusaamisele või järeldusele, et ta võis endale ise midagi teha. Aga ma olen segaduses, kuidas kaks asja saavad korraga tõsi olla. Kuidas saavad võimud otsustada, et ta võis selle ise endale teha, kui ma õigesti aru saan? Ja teiseks, kuidas on võimalik, et esialgse läbivaatuse põhjal ei leitud tema koljust ühtegi kuuli ega projektiili? Ja hea küsimus, Jesse. Ma arvan, et esialgne asi on lihtsalt see, et minu arvates puudus uurimise läbiviimisel tõeline kaastunne. Ja ma arvan, et see kajastub kogu uurimise vältel. Isegi sina mainisid relva. Tead, ma arvan, et selle tulirelva kohtuekspertiisi analüüs annaks ka mingit vihjet selle kohta, kas see oli väga kaua aega väljas olnud või mitte. Sest kui see relv oleks nii kaua sellistes tingimustes väljas olnud, oleks sellel kindlasti kulumisjälgi, võimalik, et ka roostet. Spekulatsioon, et see võis olla enesetapp, on minu arvates midagi, mida enamik inimesi kipub tegema olukorras, kus pole palju tehtud selle kindlaks tegemiseks, kas tegemist oli kuriteoga või mitte. Ja seetõttu ei soovitaks ma kunagi, et kui surnukeha leitakse ilma pealtnägijateta, oleks enesetapp esimene järeldus. Pole minu jaoks eriti üllatav, et kompuutertomograafia, mille kohta ma praegu saan vaid spekuleerida, sest ma pole seda raportit näinud. Seega ma ei saa kindlalt öelda, kas see on nii, kuid ilmselgelt on avaldatud mõningaid tulemusi, mis viitavad sellele, et pole mingeid märke sellest, et peas oleks olnud tulirelvahaav. Ja kui see kõik tähendab minu jaoks lihtsalt seda, et surma põhjus on midagi muud ning me peaksime omi raportist ootama teistsugust tulemust. Kas teil või perel on teooriad selle kohta, kes võiks olla vastutav? Te ei pea nimesid nimetama, aga kas teil on teooria, keda võiks uurida? Kes võis selle teha või kas tal oli vaenlasi? Ma mõtlen, kui me lähtume eeldusest, et see oli tapmine. Jah, minu arvates tavaliselt on selliste juhtumite puhul olemas kontrollinimekiri ja seda tuleks väga hoolikalt läbi käia, et olla kindel, et kõik võimalikud lahtised otsad või kaudsed tõendid, mis võiksid uurimisele lahenduse anda, on üle vaadatud. Ja selle põhjal, mida ma olen näinud ja kuulnud, on kindlasti inimesi, kellega ma räägiksin ja kellelt ma püüaksin vastuseid saada. Et selgitada mõningaid asju, mida on välja pakkunud inimesed, kes on helistanud ja tegu on vihjega, mille allikas pole teada. Meie lootus on muidugi see, et õiguskaitseorganid räägivad nende inimestega, et meil oleks selge arusaam, kas nende antav teave on täpne või mitte. Kas te teate midagi rohkemat selle töö kohta, mida ta tegi? Ma ei ole täpselt kindel, millele tal oli ligipääs. Aga siiski, teate, arvestades fakti, et ta töötas piirkonnas, mis on olnud üleriigilise tähelepanu keskmes mitmel erineval varasemal korral, tahaksite sellele kindlasti tähelepanu pöörata. Ja ausalt öeldes, arvestades fakti, et ta leiti föderaalset maant ja tal oli see töökoht, oleksin ma arvanud ja lootnud, FBI oleks olnud vähemalt mingil määral algses uurimises kaasatud. Ja minu arusaamise järgi ei olnud nad kaasatud sinna, kus ta leiti, ega ole selles juhtumis eriti palju teinud. Ja ma oleksin lootnud, et nad oleksid nende asjaolude tõttu rohkem kaasatud olnud. Enne kui ma teil vabaks lasen, kuidas perel läheb? Ma arvan, et nad alustavad nüüd täiesti uut leina peatüki, nüüd kui ta on leitud. See on võtnud neilt viimase lootuse, et ehk ta on kusagil elus ja tuleb kunagi koju tagasi. Nüüd on minu arvates lein asendunud vastutuse nõudmise ja õigluse otsimisega, sest nad usuvad, et selles juhtumis on palju ohumärke. Nad ootavad ärevusega mingisugust lahendust selle juhtumi kohtuekspertiisi osas, et nad saaksid tõeliselt hakata paranema, teades, et kui keegi oli sellega seotud ja see oli mõrv, siis see inimene tuuakse kohtu ette. Ja ma arvan, et see avab neile tõesti uksed, et alustada tervenemise teekonda. Vastasel juhul on see olnud pere jaoks äärmiselt emotsionaalselt kurnav periood. Muidugi, ma mõtlen, see on täiesti arusaadav. Üks asi on kaotada pereliige, aga nüüd on kogu maailma tähelepanu sellele suunatud. Aitäh, et tulite ja selgitasite selle olukorra asjaolusid ning rääkisite, mida edasi oodata. Saadan parimad soovid perele sellel raskel ajal. Aga David Adams, suur tänu teile. Aitäh, Jesse. Me hindame väga sellele pööratud tähelepanu.
Loodetavasti julgustab see väikese kogukonna liikmeid infot jagama, kui neil seda on. Nii et me täname teid kõiki väga. See on kõik, mis meil praegu siin Saiparis on, kallid kuulajad. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcaste kuulete. Samuti saate meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida X'is või Instagramis või vaadata minu saadet News Nationis Jesse Weber Live'i esmaspäevast reedeni kell 11 õhtul idaaja järgi. Näeme järgmine kord, kallid kuulajad.